YouTube'i on tunginud Kremli. Hiljuti üsna paljud noored mehed ja naised hakkasid ülistama YouTube'is Venemaa kõrgeimaid valitsejaid Vladimir Putinit. See on hämmastav. Toetus Putinile Vene noorte seas on minimaalne. Peamine kontingent, kes toetab Kremli keebust, on Vene vanad mehed ja naised, kes igatsevad Nõukogude Liidu järele. Kust need aktiivsed noored putinismi austajad järsku ilmusid ja kes nad üldse on? Nende hulgas on kuulsate Kremli propagandistide lapsi, näiteks Roman Babajani poeg, kes seesama Roman ülistab Putinit Vene telekanalis NTV. Või veel üks poeg, teise kuulsa Kremli propagandisti Mihhail Leontjevi oma, kes on praegu Venemaa suurima naftafirma Rosnefti pressisekretär. Nende blogijate hulgas on ka endine kurjategija. Ja seal on ka Valgevene diktaatori Lukašenko suur fänn. Kuid üks ilmne lollike tüdruk, kes alustas oma blogija karjääri erootiliste fotodega ja armus seejärel ootamatult Putinisse, sai putinoidi blogijate seas eriti kuulsaks. Miks loll? Noh, kuulge ise. Да? Нет? Кого? Людей. Как вы думаете, что все люди договорились? В какой стране 8? В России, я про Россию. В России 8, да, конечно, вы правы. Уточните потом. See rumal tüdruk ütles raadiojaamale Eho Moskvõi antud intervjuus, et Venemaal elab 8 miljonit inimest. Vaatamata oma rumalusele või võib-olla täna oma rumalusele saab see tüdruk 4456 eurot kuus. See on rohkem kui Lukašenka austaja palk. Valgevene diktaatori fänn saab 3802 eurot kuus. Kuid endine kurjategija saab rohkem kui rumal tüdruk. Putini ülistamise ees makstakse endisele kurjategijale 5086 eurot kuus. Aga kõige rohkem saab muidugi Venemaa suurima naftafirma Rosnefti pressisekretäri poeg. Putini kiitmise eest saab see noor mees iga kuu 5366 eurot. Andmed putinistlikele blogijale tehtavatest maksetest avaldas Aleksei Navalnõi fond. Kuid müstika on selles, et putinistlikele blogijatele meeletud palgad maksab Venemaa riiklik infoagentuur Rossija Сегодня.